Tänase loengu teemaks on Mitrase kultus Rooma riigis. Me kõik oleme kuulnud jumalast nimega Mitra, keda austati vanas Pärsias ja vanas Indias, kuid lisaks temale on veel üks sarnase nimega jumal, jumal Mitras, keda austati Rooma keisririigis. Vanimad jäljed tema kultuse kohta on pärit 1. sajandi lõpust peale Kristuse sündimist, kuid tema kultuse suurem levik langeb Uue Testamendi kaasaega, 2. sajandisse, ja kultuse kohta on leitud jälgi Rooma riigi erinevatest piirkondadest, Itaaliast, erinevatest Rooma lääne provintsidest, näiteks Germaania provintsis, mis suuresti praeguse Saksamaa alal asus, on leitud väga palju erinevaid Mitra kultuspaiku, aga tema kultuspaiku asus ka Rooma riigi idapiiri ääres. Jumal Mitras paistab silma selle poolest, et teda on väga palju kujutatud. Seevastu Pärsia Mitrat või India Mitrat on kujutatud väga vähe. Meil on säilinud arvukalt reljeefe, kus kujutatakse erinevaid stseene tolle Jumala elust. Ja nende stseenide põhjal võib koguni üldjoontes rekonstrueerida Mitrase loo. Selles lühikeses loengus ei ole meil võimalik selle loo üksikasjadesse süveneda, kuid nimetan ära olulisemad momendid. Ta sünnib imelisel viisil, sünnib kaljust. Ta sõbruneb päikese jumalaga, kelle nimi oli Roomas Sol, Kreekas Helios. Nad saadavad korda mitmesuguseid vägitegusid, aga Mitrase kõige suuremaks vägiteoks on hiigelsuure härja tapmine, kelle kehast sünnivad kultuurtaimed. Seda on kujutatud arvukatel reljeefidel, mosaiikidel, täisplastiliste skulptuuridena ja seetõttu Mitra hüüdnimeks ongi härjatappja. Härg on kosmiline hiigelloom, kelle sarnaseid me leiame erinevate rahvaste mütoloogiast, kuid selge on see, et see härjatapmine on ohver, millega pannakse alus olemasolevale maailmakorrale või siis hoitakse seda alal. Mitrase austajad kuulusid eraldi vennaskonda, kuhu võeti vastu spetsiaalsete pühitsusriitustega. Olid erinevad pühitsusastmed, mida oli võimalik läbida. Ja see kultus oli levinud Roomas ainult meeste hulgas. Naisi sinna ei võetud. Esindatud olid erinevad elukutsed, aga väga palju Mitra kultuse järgijaid olid seotud kas siis militaarvaldkonnaga, olid Rooma sõjaväelased, või erineva astme haldusametnikud. Vennaskonnad kogunesid spetsiaalsetesse pühamutesse, pidasid seal püha söömaaega, mida on kujutatud ka arvukate reljeefidel, ja see söömaaeg kordas Jumal Mitrase söömaaega päikese jumalaga, mida on kujutatud ka paljude reljeefidel. Mitrase kultuse järgijad uskusid, et üheskoos vennaskonnana on nad tugevad ja suudavad ületada kõik elu raskused. Nad lootsid, et Jumal Mitras annab neile õnne ja edu maises elus ja kindlustab neile ka õnneliku sealpoolse elu. See kultus oli väga populaarne Rooma riigi meeste hulgas ja selle kultuse seos Iraani Mitra kultusega on selles, et kuigi tegemist ei ole sama kultusega, on ometi kindel, et Jumal Mitrases võib leida mõningaid sarnaseid jooni Iraani Mitraga. Ka tema on üks päikese jumalaid. Ka tema on seotud kosmilise korra ja lepingutega, ehk siis sotsiaalse korraga. Ja võib arvata, et Iraani Jumal Mitra on olnud Rooma Mitrase peamisi prototüüpe. Kultus püsis kuni selle ajani, kui ristiusus sai Rooma riigiusund ja kõik mittekristlikud usundid peale judaismi keelustati.